heinategu. Kui Mari silmad avas, sai ta aru, et Kiiki-Miiki on nad suvesse võlunud. Päev oli väga palav. Lapsed seisid heinamaal, kus mürises suur traktor, mis vedas järel niidukit. Järsku jäi traktor seisma ja selle kabiinist hüppas välja peremees. Ta oli lapsi märganud ja viipas neid enda juurde. Tulitegi meile jälle külla, ütles peremees rõõmsalt. Hüpake peale. Mari ja Kiiki-Miiki ronisid traktori kabiini ja peremees lubas neil traktorit juhtida. See oli midagi, mida kumbki ei olnud varem teinud. Kui hein sai niidetud, mindi koos lõunapausile. Perenaine pakkus lastele süüa ja viis nad siis lauta piimikut vaatama. Lapsi märgates tuli vasikas uudishimulikult nende juurde. Kas ta joob ikka veel piima? Küsis Kiiki-Miiki. Natuke joob, rääkis perenaine, aga me anname talle juba heina ja varsti ka silo. See on hea mahlane toit, mida tehakse rohust ja antakse lehmadele siis, kui nad enam karjamaalt heina ei saa. Meil on talveks silo juba tehtud. Lapsed jalutasid koos pererahvaga heinamaale tagasi. Perenaine rääkis, et vanasti tehti heina ilma masinateta. Heina niideti vikatiga ja maha niidetud hein pöörati rehaga ümber, et see paremini kuivaks. Kuiv hein tõsteti rõuku, saadu või kuhja, kust see hiljem veeti talveks küüni või laudalakka. Vahepeal oli heinamaale saabunud suur masin, mis tegi maha niidetud heinast vahvad suured rullid. Õhtuks oli heinamaal 14 rulli. Kõik olid tehtud tööga rahul, istusid aiatoolides ja jõid maasikatükkidega kamajooki. Ainult perenaine talitas veel lauda juures. Järsku tuli ta joostes maja juurde. Piimik on kadunud, hüüdis ta. Nüüd läks suureks sahmimiseks. Peremees tormas karjamaale, perenaine naabrite poole. Kiiki-Miiki käekell hakkas surisema. Ekraanile ilmus kellukese märk ja kiri. Võta ühendust. Suvises piimas ja sellest tehtud toodetes on rohkem vitamiine kui talvises piimas ja sellest tehtud toodetes. Mida lehmad talvel söövad?